Mina olen Lembe Ruuben ja graafik. Sattusin siis pärast keskkooli kohe. Jäin esimesena Kunstiakadeemiast välja ja sattusin, ma ei mäletagi kuidas, aga sinna Sütevaka kunstiosakonda, mis on, ma arvan, siiamaani vist kõige suurem, kõige tähendusrikkam aasta. Kõigepealt see, et ma tulin suurest mammutkoolist, Lasnamäe koolist ja korraga ma leidsin ühe grupi, kes on siiamaani nagu minu inimesed. Et meil on ju igasuguseid rolle erinevaid selle 30 aasta jooksul olnud, aga niipea kui ma kedagi näen, siis ma saan aru, need on minu inimesed. Mul on minu põhisõbrad on sellest seltskonnast ikka siiamaani, kuigi ma olen väga paljudes ju gruppidesse kuulunud ja ka erinevates, ütleme siis, kollektiivides õppinud, siis midagi seal Pärnus oli, ma ei tea, mis see oli. Kõigepealt me ju tegime tohutult tööd seal. Minu mõte olla siis tarbekunstnik, et ühesõnaga see Pärnu tegi ühest tarbekunstnikust kujutava kunstniku, see oli kindlasti seal, sest see mõte oli nii avar, need inimesed olid nii inspireerivad. Absoluutselt igas aspektis on, mul on näiteks osaühing, mille nimi on kunstiosakond. Et ma arvan, et see on ka sealt tulnud ja siis need inimesed, Andrus Joonas, nii vaba, vahetu. Ma mäletan, kuidas natuke lõpuks käis närvida, et ta tahtis kogu aeg rääkida kunstist ja siis lõpuks, me olime juba ju Kunstiakadeemia üliõpilased, siis ma ütlesin, et ma ei taha kunstist rääkida, et seda oli juba liiga palju, et ma tahaks rääkida inimestest ja elust ja siis ta ütleb, aga elu ongi kunst. Ja siis vaidlesin talle vastu, aga nüüd olen mõelnud tegelikult kogu aeg, et tegelikult tal oli õigus, et kõik see, mis minuga on juhtunud, 3 korda emaks saamine ja ma olen näinud, et see ongi looming, et pidevalt kõik, mida sa teed, see ongi ju tegelikult sinu looming ja suhted ja see, kuidas sul elus läheb, kuidas sa nagu samm-sammult suunad millegi poole, et see on kõige ehtsam looming, kelle looming see on, et see pole kindlasti minu looming, et kuskil on veel mõni kõrgem looja, kes minu loomingut mõjutab. Aga jah, see Pärnu aasta, ma arvan, meile kõigile oli väga-väga suur samm maailma astumiseks ja see nüüd, et sellest on 30 aastat möödas, see on ikkagi müstika. Me siin naerame ja meenutame kõike, nagu oleks eile olnud, et minul on ka paljud asjad meelest ära läinud, aga inimestel on nagu iga pisimgi asi, mida me seal ette võtsime või tegime, et on meeles, et see on täiesti nagu müstika. Ja väga inspireerivad inimesed. Aitäh teile!